Armsad sõbrad, hea kogudus, tere tulemast Toronto Eesti Baptisti koguduse 2026. aasta teise pühapäeva jumalateenistusele. Peab ikka mõtlema ja meeles pidama, et aasta on 2026. Hea meel, et sa oled täna meiega. Tänases jutluses tahan ma rääkida Jeesusest. Ma arvan, et see ei ole väga üllatav, kui koguduses räägitakse Jeesusest. Täna on Kristuse ristimise püha ja ma tahan rääkida Jeesusest läbi ristija Johannese silmade. Algussõna jagab meile täna Alex ja laulan ka mõned laulud. Jumal õnnistagu tänast teenistust ja me alustame Jeesuse nimel. Kui ärkan hommikul ja ööjän selja taha, ma võtan uue päeva vastu kingina. Kui istun väsinud ma maha, et kinnitada keha, ma tänan leiva eest, mis mulle andnud sa. Kui naudin lihtsaid rõõme, võtan aja maha ja mõtlen sinule, kes seda võimaldab. Kui mõtlen elule, siis mõistan, et kõik see on nii püha, sest püha oled sa, kes selle kujundab. Sa oled loonud oma armastuses kõik mu heaks. Sa oled hoidmas mind ju oma käte peal. Sa juhid oma käega seda habrast maailma ja minu elu on sinu käes, ma tean. Nii nagu juhid kuud ja päikest ööl ja päeval, nii on mu elu, Jumal, sinu käte embuses. Sa tood mu teele kõike seda, mida eal ma vajan. Samm-sammult astuda võin sind ma tänades. Sa oled loonud oma armastuses kõik mu heaks. Sa oled hoidmas mind ju oma käte peal. Sa juhid oma käega seda habrast maailma ja minu elugi on sinu käes, ma tean. Sa oled loonud oma armastuses kõik mu heaks. Sa oled hoidmas mind ju oma käte peal. Sa juhid oma käega seda habrast maailma ja minu elugi on sinu käes, ma tean. Ja minu elugi on sinu käes, ma tean. Good morning, everyone, and Happy New Year. There's something about this time of year that naturally makes us reflective. New calendars, new planners, that quiet sense that maybe, just maybe, this could be a fresh start. For the past few years, I've been someone who picks a word for the year. Maybe some of you do that as well. A word to focus on,
to come back to when life gets busy. And I still love that practice. But this past year, I noticed something different in myself. Instead of feeling grounded by it, I felt a little pressured. Like I had to live up to the word. Like I needed to make something big happen. And I started wondering, what if this year isn't about big goals or dramatic changes? What if it's about each day being a new opportunity for small, faithful actions? That connects so beautifully with what Dimo shared with us last week, that faith isn't a checklist of things we need to fix or to accomplish. It's not about becoming a totally different person with a totally different life. It's about who we are becoming right where we already are. Scripture echoes this idea again and again. Romans 12:2 tells us, "Be transformed by the renewing of your mind, not by changing everything around us, but by allowing God to shape us from the inside out." And Galatians 5 talks about the fruit of the Spirit, not the tasks of the Spirit, not the goals of the Spirit, but fruit. Love, joy, peace, patience. Fruit grows slowly, quietly over time. It grows because it's being nurtured, not because it's being forced. So maybe this year, instead of asking, what do I need to do differently, we might ask, how can I live differently in the life I already have? How do I show more grace in this situation? How do I practice gratitude in this ordinary moment? How do I choose faithfulness today? I read a beautiful reflection by St. Basil the Great on Krista's Facebook recently that I think captures this kind of everyday faith that I thought I would share with you today. He wrote, "When you sit down to eat, pray. When you eat bread, do so thanking him for being so generous to you. If you drink wine, be mindful of him who has given it to you. When you dress, thank him for his kindness in providing you with clothes. When you look at the sky and the beauty of the stars, throw yourself at God's feet and adore him who in his wisdom has arranged things in this way. Similarly, when the sun goes down and when it rises, when you are asleep or awake, give thanks to God, who created and arranged all things for your benefit, to have you know, love, and praise their creator." What I love about this is how ordinary it is. Eating, dressing, waking up, going to sleep. No pressure to manufacture a new life, just an invitation to notice God in the one we're already living. Jesus says in Matthew 6, "Do not worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own." And maybe we could also say, each day has enough opportunity of its own. Enough chances to love well. Enough moments to choose trust. Enough grace for today. So as we step into this new year together, maybe release the pressure to become perfect and instead remain open to becoming faithful, one step at a time, one ordinary day at a time. Let's pray. Dear God, thank you for new beginnings, but also thank you for steady faith. Teach us to notice you in the everyday moments of our lives. Shape who we are becoming, our hearts, our words, our posture toward others. Give us grace for today, courage for what's in front of us, and trust that you are at work even in the small things. Please be with friends and family of TEBK, near and far, as well as our prayer partners locally and globally. Touch the hearts of anyone needing to hear your voice in their lives. We give this year to you, one day at a time. Amen. Se on Jumala täällä, se on Jumala täällä, kes kannab kõik meie vead. Vaata, see on Jumala täällä, see on Jumala täällä, kes võtab patud kõik enda peale. Vaata, see on Jumala tall, see on Jumala tall, kes kannab kõik meie vead. Vaata, see on Jumala tall, see on Jumala tall, kes võtab patud kõik enda peale. Jumala vaim on ta peal, et rõõmus
seista saaks. Vaata, see on Jumala talv. See on Jumala talv, kes kannab kõik meie vead. Vaata, see on Jumala talv. See on Jumala talv, kes võtab patud kõik enda peal. Vaata, see on Jumala talv. See on Jumala talv, kes kannab kõik meie vead. Vaata, see on Jumala talv. Ja see on Jumala talv, kes võtab patud kõik enda peal. See on Jumala talv. See on Jumala talv. See on Jumala talv. Head sõbrad, täna Kristuse ristimise pühal tahan viia meid Jordani jõe äärde, kus üks tõenäoliselt päris kummalise väljanägemisega karvane imelikult riietatud mees, risti Johannes, ristib inimesi meeleparandusristimisega. Ja selle hetkeni, kui ristida soovijate hulgast astub läbi üks mees, keda ju risti Johannes tundis. Vähemalt maises mõttes. Tunnistab ta ju ise tegelikult, et ta ei tunne Jeesust, aga see ei tähendanud seda, et ta maises mõttes ta ei tunne, sest olid nad ju koos üles kasvanud sisuliselt samal ajal või pooleaastase vahega sündinud sugulased. Aga risti Johannes mõistis, et Jeesuses on midagi palju rohkem kui see tema maine pool. Ma loen alustuseks Johannese evangeeliumist, esimesest peatükist, salmid 25-31. Ja need, ehk siis inimesed, kes ta ümber kogunesid, küsisid Johanneselt, kui sa ei ole Messias, ega ei ole Eelia, ega prohvet, miks sa siis ristid? Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Nagu ma ütlesin, siis täna tähistatakse kirikukalendris Kristuse ristimise püha. Maailmas on üks tänaseni eksisteeriv religioon või usuliikumine, kelle jaoks on just risti Johannes suurim prohvet. Abraham, Jeesus, Muhamed ja paljud teised on selle liikumise arvates valeprohvetid, aga mandalased on siis ainus tänapäevani järjepidevalt säilinud selline gnostiline rühmitus, kelle iidne asuala paikneb tänapäeva haldusjaotuse järgi Iraagi territooriumil. Mõni kogudus on ka Iraanis, aga arvukalt on siis mandasid või mandalasi immigrantidena näiteks Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja ka Euroopa erinevates riikides. Mandalaste või mandade päritolu kohta on kaks oletust. Esimese järgi on mandalaste rühmitus tekkinud Iisraelis ja vastavalt enda pärimusele siis asusid nad mingil ajal ümber 2 jõe maale ehk siis Mesopotaamiasse.
teise järgi on rühmitus tekkinud sealsamas Kahe jõe maal ja nende väljarände Iisraeli nii-öelda algkogudust on vaid selle rühmituse enda välja mõeldud legend. Tähtsam sakrament nende jaoks on loomulikult ristimine. Päästjaks võib pidada Manda D'Hayeti. Ta on risti Johannesest kõrgem vaimolend ja risti Johannes oli lihtsalt tema sõnumi või missiooni elluviija. Ja see Manda D'Hayeti on võrreldud ka näiteks Logosega, kellest Johannes räägib oma evangeeliumi alguses. Aga selle erinevusega, et ta ei surnud ristil, ta ei saanud kõigepealt lihaks ja ta ei surnud ristil. Sellised tegelased on siis mandalased või mandad. Miks ma selle esile toon, on see, et see on üks tüüp või musternäidis, kui sõnumitoojat hakatakse austama sõnumi sisuna. Või kui teeviita hakatakse, kuidagi antakse talle juba eesmärgi tähendus või ka tee tähendus. Me ju kõik mõistame, et kui me toome sõnumi kuningalt, ei ole ju mina kuningas. Ja selle sõnumi sisu ei ole kuidagi seotud minuga, mina olen sõnumitooja. Või kui tee ääres on silt, et paremale pöörates jääb Toronto või Tallinn või mõni muu linn 50 kilomeetri kaugusele, siis see silt ei ole ei Toronto ega Tallinn. See on viit, silt, märk. Kuid ajalugu räägib meile, kui kergesti võib juhtuda see, et neid, kes on siis tulnud sõnumitoojatena, on hakatud pidama selleks sõnumiks endaks või austama neid selle sõnumi sisuna. Ei ole vähe juhtumeid, kus pastoreid, kes on ju tulnud sõnumiga Jeesusest, on hakatud jumaldama ja austama ülemäärasel moel. Selle kõige valemas tähenduses ja vormis. Me nimetame seda isikukultuseks, millel ei tohiks olla üheski koguduses kohta. Uues testamendis me loeme, et ristija Johannese kohta on öeldud, et oli suurim naisest sündinu. Suurim. Tegi kõik selleks oma teenimise ajal, et ei juhtuks midagi sarnast, mis ju mandalastega on juhtunud. Ta tegi kõik selleks, et inimesed mõistaks, et tema on vaid teeviit. Küsitakse ju, et kas oled Messias, oled sa prohvet Eelia, oled sa see või teine, oled sa see, kelle me oleme oodanud. Ja inimlik kiusatus ikka võiks olla ütelda, et võib-olla tõesti ma ikka olen. Aga ta väga selgelt lahutas selle, et tema on teeviit. Ta ei ole tee, ta ei ole eesmärk. Vaid eesmärk on see, kes on juba tee keskel, nagu ta ütles, kes on kedagi suuremat. Ja minu ülesanne on vaid see, et tema saaks avalikuks. Mina kahanen ja tema saab esile tulla. Ta tegi kõik selleks. Kogu tema teenistuse võtmesõna on vaadake. Vaadake. See on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Üks Eesti laulja laulab, et vaata mind, mida mina teen, vaata mind. No selleks ei pea seda laulu teadma, me näeme enda ümber ja me ise sageli teeme seda, kus me tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul, siis me ikka ju postitame asju, kirjutame asju, avaldame asju ja eks seal on omamoodi see vaata mind ka sees ja see on mingisuguse piirini on see täiesti okei, täiesti loomulik, see on see meie sisse loodud jagamise vajadus. Me jagame üksteisega oma elu, nii nagu kui me kokku saame, siis me räägime oma elust. Tänapäeval siis sotsiaalmeedia on nii lihtne, et postitad mõne pildi või video, mida sa siis teinud oled või mida sa mõtled. See, kes tarbib sotsiaalmeediat, sellel on ka kindlasti küll tekkinud küsimusi, et huvitav, miks ta nii palju jagab? Mis on selle taga? Miks ta postitab selliseid asju või teistsuguseid asju?
Ja usun, et olen ise sarnaseid küsimusi tekitanud aastaid tagasi. Olin ma ehk usinam sotsiaalmeediasse postitaja, täna veidikene vähem ja võib-olla veidike teadlikum. Aga see on see sotsiaalmeedia jagamiskultuur, milles me elame. Enda elu, oma mõtete jagamine, see on, nagu ma ütlesin, ühelt poolt loomulik osa. Mõnele vastuvõetavam, teisele üldse mitte. Mõnel on see vajadus suurem, teisel puudub see täielikult. Vahel me võime ka teistpidi elada sellise hirmu all, et ebaterve hirmu all, et ma ei tohiks midagi enda kohta rääkida, ma ei tohiks midagi enda kohta jagada, postitada, jagada oma edust või oma tunnetest, et äkki see on uhkus, äkki see on üleliigne edevus. Äkki kõik, mida ma postitan, kõik, mida ma räägin, kõik, mida ma mingil moel presenteerin, peaks kindlasti olema seotud Jeesusega, et kui see minu postituses Jeesuse nime ei ole, et siis see on kuidagi juba midagi väga valesti. See on selline teine, mitte väga terve äärmus. Aga küll on mõistlik alati iseendalt küsida ja analüüsida oma elu, miks ma seda teen. Miks ma seda teen? Mis on minu motiiv? Risto Johannes pidi seda enda käest küsima, miks ma riietun nii, nagu ma riietun. Tuli ta ju kaamelikarvadega ja oleks võinud mõtelda, et äkki ta oleks kuidagi normaalselt saanud riidesse panna või mõned muud asjad. Kas äkki see on kõik sellepärast, et ma eristuksin teisteks, et tähelepanu tõmmata omamoodi uhkus. Miks ma seda teen? Mida ma teen? Kas selleks, et populaarsust võita? Ja ta pidi kogu aeg enda sees meeles pidama oma kutsumist. Sest sisimas ta teadis, et ta ei ole tulnud mitte mingisugust ei moedemonstratsiooni ega muud etteastet sooritama, ta ei tulnud kellegi meelt lahutama, ta ei tulnud ka, et ma ei tea, saada mingi gnostilise usurühma ebajumalaks või suurimaks prohvetiks, vaid ta oli tulnud selleks, et viidata Jeesusele. See oli kogu aeg tema selline, ma usun, selline test, selline läbikatsumise koht ja eesmärk. Ükskõik, mida ma teen seda selleks, et rajada teed ja viidata Jeesusele, et tema saaks särada. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud, ütles ta inimestele, kes ta ümber oli kogunenud. Ütles, et vaata, ärge vaadaks siia, vaata see, tema. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. See on huvitav, et Johannes omas ühte vaimulikku selgust ja teadmist, et Jeesus ei ole lihtsalt inimene, vaid ta on jumaliku päritolu. Sellele viitab see, kui ta ütleb, et ta oli enne kui mina, sest Johannes on tegelikult pool aastat vanem Jeesusest. Aga ta ütleb, et ta oli enne kui mina. William Barclay võrdleb Johannese rolli peigmehe sõbra rolliga juudi pulmas. Ta tegutses kui vahemehena peigmehe ja pruudi vahel. Ta korraldas pulmad, saatis kutsed välja, juhatas pulmapidu, tema tõi pruudi ja peigmehe kokku. Ja tal oli üks eriline kohustus ka valvata pruudi kambrit, et mingisugused vale armastajad sinna sisse ei läheks, vaid ikka õige peigmees. Ta avas ukse ainult siis, kui kuulis peigmehe häält ja ta tundis selle ära. Ja kui ta kuulis peigmehe häält, siis lasi ta sisse ja läks rõõmustades minema, sest tema ülesanne oli täidetud. Tema ülesanne oli tuua pruut ja peigmees kokku. Ja see ülesanne, kui see ülesanne oli täidetud, siis ta taandus vabatahtlikult ja rõõmuga. Ja see on see, millest me loeme, kui me loeme Risti Johannese loost. Peigmehe sõber seisab aga kõrval, kirjutab Johannes 3. peatükis ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Minu osa on tehtud. Mina alati teatud mõttes hämmastab, see paneb imestama see ja ma püüan alati panna ennast Risti Johannese rolli, et mida ta tundis. Mida ta tundis, kui tema peab kahanema. Kasvada on alati hea.
populaarsust koguda on alati hea. Edasi uute võitude peale on alati hea minna. Aga kui Jumala tahe ja roll on see, et nüüd on minu koht kahaneda, tagasi tõmmata. Johannes rõõmustas võimaluse üle tutvustada inimestele Messiat või siis tutvustada inimesi oma Messiale, inimkonna päästjale. Ta ei olnud seal selleks, et iseennast üles upitada, ülendada, vaid selleks, et osutuda kellelegi teisele. Ta teadis, et tema ei ole see, kes suudab teisi päästa. Kui Jeesus sai au, tõi see Johannesele rõõmu. Tema töö kandis vilja. Pole midagi, mida vaimulik juht peaks rohkem igatsema, kui näha, et keegi taipab, keegi saab aru ja haarab üha sügavamalt kinni Jumala halastuse ja armastuse tegelikkusest. See on see vahemehe roll. Armsad, ühegi pastori, jutlustaja, vaimuliku töötegija eesmärk ei saa, ei tohi olla ja ei ole, et inimesed teda armastaksid, vaid et inimesed tema kaudu hakkaksid Jeesust armastama. Ja ma tahan seda ütelda enda osas ka. Minu eesmärk ei ole see, armsad, et te mind armastate. Ma olen väga tänulik selle eest. Ja see on loomulik, kui kogudus armastab pastorit, pastor armastab kogudust. Aga see eesmärk ei ole see, vaid eesmärk on see, et kõik, mida ma teen, kõik, mida me ka koguduses teeme, on see, et me õpiksime rohkem ja rohkem ja rohkem Jeesust armastama ja tema peale lootma. Rohkem kui kunagi varem küsivad inimesed või vähemalt peaks küsima, kas ja kui palju olla avalik, kas ja kui palju kusagil jagada oma mõtetest, oma elust ja tegemistest. Äkki üldse peaksime jagama ainult Jeesusest. Vahel mõned kristlased on sellised, nad usuvad, et kui me kellegagi juba räägime, siis kindlasti me peaksime ka Piibli lühi kokkuvõtte tegema ja kindlasti Jeesuse ristisurmast rääkima ja ülestõusmisest ja juhatama inimesed päästepalvele. Ükskõik, mis kontekstis see juhtub, alati peaks me vestlus olema selline, et kui seda ei ole, siis me oleks nagu eesmärgist mööda elanud või võimaluse kasutamata jätnud. Et kui kuskil midagi juba jagada, kas verbaalselt või kirjalikult, et siis kindlasti peab seal olema üks Piibli kirja koht, siis me oleme oma püha eesmärgi täitnud. Mina ei arva seda niimoodi. Minu meelest võivad kristlased olla täiesti normaalsed inimesed, kellega saab normaalset juttu ajada ka spordist, ka kultuurist, muusikast, maalikunstist, ma ei tea, mida veel, teadusest ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei usu, et see peaks olema eesmärk, et me iga vestlus peab lõppema päästepalvega või sisaldama Jeesuse nime. Ma leian, et me peaksime selles ühiskonnas olema, nagu ma ütlesin, normaalsed inimesed. Keegi on ütelnud seda, et Jumal sai inimeseks Jeesuses. Meil oleks samuti aeg õppida saama inimesteks. Ma usun, et meie osa on olla normaalsed, intelligentsed, empaatilised ja hoolivad inimesed, kes ei pea üldse kogu aeg kedagi milleski ümber veenma või kindlasti kedagi elama, õpetama. Vahel on parim, mida me teha saame, teisi kuulata. Lihtsalt, et ka teiste kõrval olla. Kuid ükskõik, mida me teeme, kõige selle üle või kõige selle juurpõhjus peaks olema see, et Jeesus saaks avalikuks. Lihtsalt, ma usun, et see on väga-väga kitsas arusaamine, et Jeesus saab avalikuks ainult läbi meie sõnade, läbi kirjakohtade tsiteerimise. Sõnu, armsad, on selles maailmas liigagi palju. Jeesus saab avalikuks selle kaudu, kuidas sa elad Jeesust välja. Kui sa hoolid, kui sa oled inimeste jaoks olemas, kui sa märkad, kui sa armastad. Ma mäletan ülikooli päevilt, kui oli üks õppeaine, ta oli midagi usundilugu või kultuur ja religioon või midagi sellist. Ja kui siis meie auditooriumi ette
tuli üks Eesti kirikuõpetajatest, siis üks klassiõde sosistas niimoodi läbi hammast, et see siga on kirikuõpetaja. Ja see tegi väga haiget mulle kristlasena. Aga ma ei tea seda lugu. Võib-olla see oli, mida ta sosistas, oli see ülekohtune, võib-olla oli mingid valesti arusaamised, võib-olla oli põhjust selleks, ma ei tea seda lugu, aga see oli tema kogemus. Ja ilmselgelt ükski sõna, mida see kirikuõpetaja ütles ka usu ja piibli kohta, selle inimese jaoks vähemalt ei tähendanud mitte midagi, sellepärast, et mingisugune kogemus, mingisugune lugu, mingisugused teod rääkisid tema jaoks valjemini. Johannese sõnad, ja mitte ainult sõnad, aga tema olemine, tema teod kandsid silti vaata Jeesusele. Ja see küsimus täna, mis ma tahan jätta ühelt poolt, on see, et millist silti, millist loosungit, millist informatsiooni annab edasi meie elu. Millist silti kannab Toronto Eesti Baptisti kogudus või ükskõik milline teine kogudus Eestimaal või maailmas? Kas see silt on see, et mõtle nii nagu meie, siis sa oled aktsepteeritud. Saa meie sarnaseks, laula meie laule, riietu nagu meie, reageeri nagu meie. Mis on see peamine sõnum või esimene kogemus, mida inimesed meie ümber seoses meiega, seoses meie isikuga või seoses meie kogudusega kogevad? Ma usun, et see on oluline küsimus. Küsida, kas me seda ise suudame päris täpselt analüüsida, see on omaette küsimus, aga vähemalt veidike püüda. Kristlik laulja Matt Papa on öelnud nii. Kristluse esimene kutse ei ole käitu, vaid vaata. Kui me juba vaatame, siis me ka usume. Ja alles seejärel hakkame me vastavalt elama. Me peame hoidma selle järjekorra paigas, vastasel juhul muutume usklikeks legalistideks, keskendudes rohkem sellele, mida me peame tegema ja vähem sellele, mis on juba meie eest ära tehtud. Pole midagi praktilisemat kui Jeesusele vaatamine ja temasse uskumine, sest kuni me seda ei tee, ei tea me ka, kuidas õigesti elada. Vaata, see on Jumala tall. Tema kannab kõik teie patud. Suur evangelist ja jutlustaja Spurgeon on öelnud, jutlustaja peamine ülesanne. Ma arvan, et võiksin öelda isegi tema ainus ülesanne on hüüda, vaata, see on Jumala tall. Just sel põhjusel sündis Ristija Johannes, sel põhjusel tuli ta maailma. Tema peamine missioon oli kuulutada Messiat, anda tunnistust Jumala pojast. Mida me oleme öelnud Johannese kohta, seda võime öelda iga Jumala poolt läkitatud vaimuliku kohta. Ta on läkitatud tunnistama Kristusest. Ja armas kuulaja, armas vaataja, see on läkitus igale ühele meile. Kui sa oled Jumala laps, kui sa oled Jeesuse Kristus oma ellu vastu võtnud, siis see on läkitus sinule. See on suurim sõnum, mida su elu peaks kandma. Vaata Jeesusele. Sa saad olla väike lapse ema ja su elu saab kanda sõnumit. Vaata Jeesusele. Sa saad olla autoremontija, põllumees, õpetaja, raamatupidaja, ärimees, kodune, pole lesk, pensionär. Millisesse olukorda elu on sind iganes juhtinud ja seadnud, sa saad kanda enda elus sõnumit, vaata Jeesusele. Sa saad olla suunaviit Jeesusele, nii nagu seda oli Ristija Johannes. Arvas, et meie kutsumised on erinevad. Ma loodan, et meie kutsumine ei ole Johannese kutsumine, kelle pea leidis tee kandikule, kui see Herodesele presenteeriti. Aga meil kõigil on oma ohvrid. Meil kõigil on oma hind, et meie elu kannaks seda sõnumit, vaata Jeesusele, ja et see sõnum oleks usutav. Või kui tänast jutluse pealkirja tsiteerida, siis sellel on hind, et meie elu saaks või meie elu kaudu saaks Jeesus avalikuks. Aga see oli Ristija Johannese sõnum, et
Jeesus saaks avalikuks. Ja see on läkituse kutse meile kõigile. Igal hommikul, kui me üles ärkame, kuidas ma saan elada nii, et Jeesus, sina saaksid minu kaudu avalikuks. Miks vaadata Jeesusele? Minule vaatamine ei muuda teist mitte kedagi. Te võite vaadata mind ükskõik kui palju, see ei muuda teid. Ka Billy Grahamile vaatamine ei muuda, Kaljo Raidile vaatamine ei muuda, üheligu usuisale vaatamine või pühakule vaatamine ei muuda midagi, aga Jeesusele vaatamine muudab meid. See on tema kirkus, mis meid muudab. Heebra kirja autor kirjutab 12. peatükis, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatele, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Lõbustusparkides on sageli sellised peegeltoad, kus on seinad, on peeglitest ja see on selline peeglite labürint ja seal on väga keeruline leida teed läbi selle labürindi või sealt labürindist välja. Ja mida ükskõik kui sa lähed, igal pool sa näed iseennast. Sa vaatad siia, seal oled sina vastas, seal oled sina, igal pool sa näed iseennast ja mida rohkem sa näed igal pool iseennast, seda väiksemaks tundub see ruum muutuvat ja seda lootusetumaks tundub välja pääs. Kõik keerleb otse kui meie ümber ja see ärkamine, kui tuua vaimuliku konteksti, see ärkamine ja vabadus ja see vabaks saamine sünnib siis, kui me leiame välja pääsu tee. Sinna, kus ei vaata me iseendale otsa. Seal, kus me saame vabaneda sellest tohutult väsitavast ja ängistavast enesekesksusest, kus kõik ei keerle meie ümber. Üsna sageli peame me paluma, issand, päästa mind minu enda käest. Psalmist laulab 25. psalmis, minu silmad on alati issanda poole. Mida me näeme, kui me vaatame Jeesuse peale? Johannes ütleb, vaata, see on Jumala tall. Kui tänapäeval tekitab see veidi õlakehitust inimestel, kes on kiriku kauged, Jumala tall või tall, et mis see on? Siis Jeesuse ajal mõistsid kõik, mida see tähendas. Ohvritall. Sest kogu nende juudi rahva ajalugu ja Jumala teenimine oli seotud ju ka templi teenistusega ja ka ohvriteenistusega. Johannes ütleb, tema on see ohvritall. See, keda teie esivanemad ikka jälle, see veatu, süütu tall, keda veristati, kes viidi sinna ohvriks teie pattude eest. Nüüd tema on see ohvritall, kes tuleb ja kannab kogu maailma patud. Ükskord ja igavesti. Vaadates Jeesust, näed sa Jumala armastust. Vaadates Jeesust, näed sa vastuvõtmist ja aktsepteerimist. Vaadates Jeesust, näed sa teenivat kuningat. Vaadates Jeesust, näed sa isa, kes on ootamas oma poega ja tütart koju. Vaata, see on Jumala tall. John Newton kirjutas, lause vaata Jeesuse peale hõlmab kohustust, eesõigust, turvalisust ja kirjeldamatut õnne, mis kuuluvad usklikule. Robert Murray nõustas oma sõpra, õpi tundma issandat Jeesust, igale pilgule iseendale vasta 10 pilguga Kristusele. Tema on tõeline armastus. Kas oled nii väsinud ja mures, et pimedus katnud su tee? On Jeesuse juures see valgus, mis võitnud on pimeduse. Vaata Jeesuse peale. Ta silmi, mis armastus täis. Ja kõik maine korraga vaikseks jääb. Tema armus ja auhiilguses. Jeesus, me tahame vaadata sinule. Jeesus, aita meil tõsta oma pilkas iseendalt, oma maistelt olukordadelt, hirmudelt või ka oma edult.
aita meil tõsta pilk sinu peale. Aita meil näha sinu vermes käsi ja jalgu ja haavu. Sellepärast, et need on meie pärast. Ja see sinu näiline kaotus ristipuu peal on saanud meile võiduks. Aita meil kinni haarata sellest võidust. Aita meil kinni haarata sellest ülestõusmise elust. Aita meil kinni haarata sellest lootusest. Ja pane meid jooksma koos sinuga seda võiduteed, mille sina oled meile kinkinud. Tänu sulle, issand Jeesus. Amen. Need maised kroonid kildudeks kord saavad, kõik loorberid kord saavad tuleroaks. Kõik saavutused, mis ovatsioone kaasa toovad, lõppevad ja sinilinnud kõik lõunasse taas lendavad. Kõik rändurid kord kutset kuulevad, kõik uskujad kord näevad lubatud. Mu pilk on ekseld, kord siia ja kord sinna läinud. Mõistan, et tihti oleme paberloisse vaadanud. Kord vaatan ainult sulle, kord vaatan ainult sulle. Su ees siis seisan ma, kõik muu on väikseks saanud. Siis vaatan ainult sulle, siis vaatan ainult sulle. Ja siis ma mõistma saan, kuis mind sa armastad. Ja siis alles mõistan ma, kuis sa mind armastad. Need maised kroonid kildudeks kord saavad, kõik loorberid kord saavad tuleroaks. Kõik saavutused, mis ovatsioone kaasa toovad, lõppevad ja sinilinnud kõik lõunasse taas lendavad. Kord vaatan ainult sulle, kord vaatan ainult sulle. Su ees siis seisan ma, kõik muu on väikseks saanud. Siis vaatan ainult sulle, siis vaatan ainult sulle. Ja siis ma mõistma saan, kuis mind sa armastad. Ja siis alles mõistan ma, kuis sa mind armastad. Selline sai 2026. aasta teine virtuaaljumalateenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Kui Jumal päevi lubab, siis jaanuari viimane pühapäev ja veebruari esimene pühapäev saame kokku tulla Broadway tänaval. Jumal õnnistagu eelolevat nädalat. Loodan, et midagi tänasest teenistusest võis istutada meie südamesse ja kanda head vilja. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Pühavõimu nimel. Amen.